Marko, kõige viimasem asi, mille kontorist pihta panid? Mina olen Marko. Mina olen Raimo Klesment. Need on meie kõige küsimused niimoodi kohta. Kõige naljekam seadusauk, mida keegi proovis ära kasutada. Omal ajal oli tsiviilkoodeks ja siis oli selline asi nagu reaalselt asja üleandmine. Siis kohtus väitis vastaspoole, laenulepingut pole tehtud, laenu saatusest pole reaalselt raha välja võtnud kontolt. Kõige jubedam klient. Oli üks klient ja tema juhised olid hästi lühikesed ja ta kirjutas alati suurte tähtedega, et justkui nagu karjuks kogu aeg su peale, et lihtsalt, et nõudke selle summa välja ja ärge tüüdake mind ja tehke see asi korda. Mäletan isegi, et vaidluste tiimijuht Triinu lõpuks pidi mind toetama seal, et see suhtlus kuidagi normaalsesse tagasi saada. Kõige punasem joon, mis on pannud või paneksin kellegi esindamisest keelduma. Alguses peale sisetunne ütleb, et see ei ole õige asi. Siis on lihtsam juba eos välistada seda asja. Kui juba sa oled ülesande võtnud, siis sõltuvalt sellest, mis sa arvad kliendist, siis seaduse piires sa pead võitlema temast nagu lõvi. Kõige veidram tööjuhtum. Ühe juhtumi korral klient oli mures, et tal naaber paigaldab planku, et ta võtab kogu päikesevalguse ära. See toimus Tallinna vanalinnas. Siis minu tööülesandeks oli käia muinsuskaitseametnikuga kaevatud auku vaatamas ja hinnatud, kas UNESCO maailmapärandisse kantud mälestisse on näiteks viga saanud. Kõige viimasem asi, mille kontorist pihta panid? Võtsin kaasa hästi palju karusi kookusi kõhu sees. Kõige suurem punane lipp, mille lepingust oled leidnud. Kui ostetakse midagi ja selle ostetava asjaga seotud on vaja mingi luba ja siis seda luba ei ole, ehk siis seda ostetava objekti väärtust ei ole. On juhtunud seda, et kliendi tehingu tegemata sellepärast, et tegelikult seda, mida ta loodab osta, ei ole. See funktsionaalne lugemine oleks tulemuslikum. See minu oma.